Nüüd oleks vaja tekitada siia ka üks väike peegeldus siia alla otsa. Ja selle jaoks kõigepealt ma teen sellest telefoniga layerist koopia. Lohistan selle layeri siia uue layeri nupu peale ja tuleb mulle koopia. Nüüd, kuna see koopia on siin täpselt vana layeri peal, eks ole, siis ei ole üldse midagi aru saada, et ta siin on. Aga peegelpilt teadupoolest peaks olema siis peegelpildis ja sellepärast ma keerangi ta peeglisse, võtan siit Edit, Transform ja Flip Vertical. Nii, keerab ta ennast pahupidi. Ja nüüd võtan Move Tooli siit kõige esimese tööriista, mis tööriistakastis on. Hoian Shift klahvi peal ja lohistan selle koopia siia allapoole. Nii, lasen ta lahti. See peegelpilt võiks siit altpoolt natuke ära kah kaduda ja muidugi ta võiks läbipaistvam ka olla. Selle kõige jaoks kõigepealt ma siis panen selle layeri maski siia külge, mille ma enne alguses tekitasin. Sellel ülemisel layeril siis vajutan siia maski peale parema hiireklahviga ja võtan Apply Layer Mask. Nii, see keevitab selle maski lihtsalt siia layerile külge. Ma teen talle nüüd uue maski, aga teistsuguse loomulikult. Panen siit Add Layer Mask jälle, võtan Gradient Tooli, vaatan, et minu foreground ja background color oleksid must ja valge jällegi ja seekord valin siit siis linear gradienti, mitte selle radiali, mida ma enne kasutasin. Nüüd kontrollin, et mul selle peegeldusega layeri mask oleks valitud ja tõmban selle Gradient Tooliga siit ülevalt alla selle peegelduse koha pealt. Hoian Shifti ka veel peale, et ta tuleks täpselt ülevalt alla otse. Nii. Ja näed, sa kaobki ta siit alt otsast mul ära. Nüüd loomulikult ta võiks läbipaistvam ka olla, sellepärast tõmban siit seda opacity't allapoole, kusagile siia 60-50 kanti näiteks. Kõik oleks juba peaaegu nagu päris ilus, aga ma näen, et siin telefonil on ääres ikkagi selline väike valge rant, ehk et mul oleks natuke vaja seda maski ikkagi korrigeerida. Vaatan lähemalt ka, kuidas see siin välja näeb. Ja tõepoolest siin on mõned siuksed heledad pikslid, mis ei lisa just sellele loomulikkusele siin eriti midagi juurde. Ja ma võtan selle telefoniga layeri maski jälle, vajutan siia peale ja võtan siit Mask Edge, Masks paleti pealt. Ja siin oli selline asi nagu Shift Edge ja tõmban seda Shift Edge'i natukene siis sissepoole. Raadiust panen siia ka kusagil niimoodi 1 piksel umbes. Ja panen OK. Ongi parem. Ja nüüd, et ta siit musta pealt natuke paremini eristuks, siis võiks talle teha siia sellise kerge heleda halo lisada nagu sissepoole serva. Nii et see rant oleks nagu natuke heledam, mis tal siin on. Mitte selline, et lihtsalt on see lõigatud servast paar pikslit siin ääres, mis enne olid, aga et ta üldiselt oleks see serv siin natuke heledam. Ja selleks on üks hea variant kasutada layeri efekte ja vajutan siia iPhone'i layeri peale 2 korda, siia kõrvale just. Ja tuleb ette see layer style'i aken ja siin on nüüd selline asi olemas nagu inner glow. Vajutan selle inner glow peale, ta tuleb mul siia praegu kollane. Mina võtaks hea meelega valge selle kollase asemele siia. Passitit ma keeran allapoole loomulikult ja size'i ma võtan ka allapoole natukene. Nii, ja panen OK. Jälle läks paremaks. Seda efekti tulemust ma saan niiviisi ka kontrollida, et lülitan siit selle silma pealt korraks seda efekti välja ja sisse. Ja ongi peaaegu kõik. Nüüd see alus võiks siin olla ka natukene niiviisi fookusest väljas. Ma mõtlen see tagumine piir siin just. Praegu ta on selline eriti terav. Ja selle jaoks ma lihtsalt valin selle aluse layeri ära ja võtan filter, blur ja Gaussian blur ja panen siia üks niimoodi 5-6 pikslit. Ja panen OK ja läkski udusemaks. Ja olekski nagu valmis. Midagi keerulist ei olnudki.